tere! Mina olen Liis Soome Viljup-uuringutest. Eesti Tööandjate Keskliidu tellimusel viisime läbi uuringud. Uuringu teemad olid paindlik töökorraldus, kaugtöö, tervisekriis ja digitaliseerimine. Täna me räägimegi digitaliseerimisest. Ja selle uuringud me viisime läbi 3 etapina, kõik need uuringud, sealhulgas siis digitaliseerimise uuringu. Esimeses etapis oli meil sekundaarallikate analüüs, kus me vaatasime, et mida on tehtud varem, mis informatsioon olemas juba, nii siis Eestis kui ka lähiriikides ja ka näiteks Hollandis, mis on siis selline sarnasem riik. Sealt saime natuke sisendit oma teise etappi, ehk siis kvalitatiivsesse uuringusse. Kvalitatiivne uuring oli meil 10 süvaintervjuud ja 1 fookusgrupp. Osalesid suuremate ettevõtete personalijuhid, osalesid ka erinevate suurusega ettevõtete tegevjuhid. 3. etapina me viisime läbi kvalitatiivse uuringu, selleks, et valideerida tulemusi. Seal meil oli 251 osalejat, samamoodi siis personalitöötajad, tegevjuhid, omanikud ja see oli läbiviidud selleks, et aru saada, et mis siis nendest intervjuudest välja tulnud infost on natuke olulisem, mis on vähem olulisem, et saada selline protsentuaalselt ehk osakaaluk ka. Sekundaarallikate analüüsis selgus see, et teatud ametikohti tuleb kindlasti juurde. Juurde tuleb selliseid töökohti, mis on seotud digipädevusega, tarkvaraarendajad, IT-spetsialistid, andmete töötlejad. Seevastu selgus, et vähenevad seoses automatiseerimisega sellised töökohad, kus on vaja lihtsamat tööd teha, et oskusteave on väiksem või on kas rutiinsemad tööd. Mis toodi välja probleemide poole pealt on siis see, et näiteks kui tervisekriis suunas inimesi hästi palju kaugtööle, siis paljude inimeste jaoks oli probleemiks ka see, et oli digioskuste vähesus, kuid samamoodi ka Eestis on probleemiks kiire internetipuudus, et igapoolest ei pruugi olla. Teise etapina me viisime läbi kvalitatiivse uuringu ja kvalitatiivses uuringus meil oli 10 süvaintervjuud, oli siis suuremate ettevõtete personalijuhtidega. Meil olid erinevates valdkondades personalijuhid olid, kes rääkisid. Oli nii jaekaubanduses, oli panganduses, finants, infotehnoloogia, väga palju erinevaid. Ja samamoodi oli 1 fookusgrupp. Fookusgrupis meil oli siis erineva suurusega ettevõtete esindajatena tegevjuhid ja samamoodi ka mõningad personalijuhid. Ja esimene asi, mis selgus, on see, et näiteks digitaliseerimine on küllaki lai mõiste. Digitaliseerimis räägitakse näiteks, kui töötad digioskustest, räägitakse infrast, räägitakse tarkvarast, tarkvaralitsentsidest ja ka kaugtööst. Samamoodi kaugtööga, kui nüüd praegu tervisekriis oli, siis kaugtööga oli vajalik ka näiteks liigutada turvaliselt kliendi andmeid või samamoodi üldse igasugused andmeid turvaliselt liigutada. Ega see sai olema üks probleem. Ja lisaks siis tarkvarale ka riiklike süsteemide ja platvormidega ühendamine. Ka sellest räägiti. Ja kui veel ka tööstustest tuli juttu, siis tööstus ütles ka automatiseerimine näiteks nende jaoks. Uuringu kvalitatiivsest etapist tuli välja nii digitaliseerimisega seotud võimalusi, kui ka toodi välja takistusi. Takistustena toodi välja näiteks töötajatega seotult, et mõningatel juhtudel oli vajalik töötajate ümberõppe, mõningatel juhtudel ei olnud piisavalt digioskusi ja mõniga pidi lahkuma, kui ta ei soovinud oma oskusi täiendada. Siis toodi ka välja see, et kuna küllaki kiiresti tuli minna kaugtööle, siis oli vajadus investeerida päris palju, investeerida nii tarkvarasse, turvalistesse ühendustesse. Mõningates kohtades ei olnud inimestel kiiret internetti, et ka see võis olla takistuseks. Ja teiselt poolt siis võimalustena toodi välja seda, et kogu tööprotsess muutus palju efektiivsemaks, ehk siis kiiremaks. Ja ka samuti andmete kättesaadavus oli väga paljudeks oluline, ehk siis on võimalik igast kohast, igal ajal saada andmeid kätte. Mida toodi veel välja, on see, et paljud personalijuhid ütlesid, et nüüd on võimalik inimesi värvata mitte ainult lähipiirkonnast, vaid saab värvata inimesi, kes on eri piirkondades või ka isegi välismaal, ehk siis see teeb laiemaks nii nende jaoks kui ka töötajate jaoks võimaluse saada teisi inimesi või ka siis uusi töökohti leida. Ja töötajate poole pealt toodi ka kindlasti välja veel seda, et töötajate jaoks, kes oli valmis oma digioskusi täiendama, siis nende CV läheb paremaks. Ehk siis tekivad uued ja paremad võimalused tööd leida tulevikus. Kõige viimane uuringu etapp oli kvalitatiivne uuring. Viisime läbi veebiintervjuud ja telefoniintervjuud ja meile vastas 251 personalitöötajad, kes olid siis nii personalijuhid kui ka personalitöötajad ja samamoodi ka tegevjuhid ja omanikud. Uuringus olid esindatud erinevatest valdkondadest ettevõtted ja küsitlesime siis selliseid ettevõtteid, kus oli pigem keskmisest rohkem töötajaid.
Küsisime vastajate käest, et millised digitaliseerimise võimalused ettevõttes olemas on ning selgus, et peaaegu kõigil ehk siis 87% on olemas turvatult andmete ligipääs organisatsiooni serveritele välistest asukohtadest. See on siis eelkõige selleks vajalik, et klienditugi müügimeeskond saaks töötada distantsilt. Järgnesid siis sellised asjad nagu töötajatega seotud paberimajandus, et see on siis digitaliseerimine, paberimajanduse digitaliseerimine, 61% mainisid seda. 52% ütlesid, et meeskonnad jagavad töö tulemusi virtuaalselt ja pooled ehk 50% ütlesid, et andmed on koondatud ühte ligipääsetavasse tarkvarasse. Tootmise kontroll distantsilt oli 22% ja seda vastasid loomulikult eelkõige need, kes siis töötasid tootmisvaldkondades. Töötlevas tööstuses oli oluliselt enamatel ja pooltel ettevõtetel võimalik tootmist kontrollida distantsilt. Küsisime vastajatelt, et millised muudatused on olulised seoses digitaliseerimisega ja selgus, et kõige olulisem ehk siis lausa 86% on öelnud, et nende jaoks on oluline või väga oluline infrastruktuuride edasiarendamine, sealhulgas kiire internetiühendus. Järgnesid riiklikult koolida välja rohkem või keskenduda ümberõppes lähitulevikus vajalike oskustega spetsialistidele. 80% ütlesid, et see on siis väga oluline või oluline. 73% ütles, et tuleks täiendada töötamise registrit, näiteks info mitme tööandja juures töötamise kohta, sotsiaalmaksu miinimumi kohta ja nii edasi. 71% tõi välja, et on väga oluline toetuse töötajate digioskuste koolituseks ja 66% tõi välja, et on väga oluline toetused juhtival kohtadel töötajate meeskonnakoolitusteks kaugtöö ja hübriidtöö juhtimisel. Ja lõpetuseks küsisime kvantitatiivses intervjuus, et millised on ootused riigile, mida riik saaks teha digitaliseerimisega seoses. Ja ettevõtted ütles niimoodi, et eelkõige nad arvavad, et nad saavad ise tegeleda digitaliseerimisteemadega, kuid oli ka mõningaid ootusi riigile. Mida siis riigilt oodatakse? Riigilt oodatakse toetusi maksusoodustusi digitaliseerimisele, sealhulgas näiteks kaugtöö soodustamist, soodustusi, kui tööandja tasub kodus interneti. Toodi välja ka seda, et riik võiks soodustada arendajate, andmeanalüütikute koolitamist või siis ka sissetoomist. Riik võiks suunata oma praktikatega ettevõtted digitaliseerimise poole. Positiivse näitena toodi välja e-arvetele üleminekut. Oodatakse, et riik võimaldaks andmebaasidega ühendamist ja oleks paremad lahendused andmebaaside ühendamiseks. Eriti näiteks toodi välja siinkohal töötamise registrit. Oodatakse riigilt, et ümberõppes oleks rohkem keskendutud tööturu tänastele ja lähituleviku vajadustele. Koolidesse soovitakse, et õpetatakse piisavalt digioskusi, et noored saaks seda kasutada paremini tööjõuturule suundudes ning toodi välja ka kiire interneti vajadus, et oleks kiire internet kättesaadav kõikides piirkondades, mitte ainult siis külakeskustes. Kokkuvõttes võib öelda, et digitaliseerimine on ettevõtete jaoks väga oluline, et sellega kindlasti tegeletakse ja see muutub ka järjest olulisemaks, eriti seoses paindliku töökorraldusega ja ka kaugtööga, mis tänapäeval on muutunud järjest hoogsamaks.